Täna räägin sulle, mis asi on drop D ja mille jaoks seda tavaliselt kasutatakse. Ega seal palju tarkust ei olegi, kui et pead keerima oma 6. keele madalamaks, et ta oleks D-noot. Ja kuidas seda teha? Ehk siis sellel pillil on ta 3 poolpööret. Poolpööret madalamaks umbes. Ehk siis ja kontrollida kõige lihtsam on 4. keel lahtine peab siis olema sama nagu see 6. keel. Teine variant kontrollida on 6. keel. 7. peab kõlama nagu 5. keel. Tavaliselt kõige lihtsam variant on niimoodi, et sa häälestad kiirelt umbes kõrva järgi ära ja siis võtad pilli häälestaja, paned tal kromaatilise häälestusvariandi, sellise, kus on see C-täht, mitte G nagu kitarril, vaid C-täht peab olema siin. Ja siis häälestad selle, praegu oligi täpselt pärast, häälestad 6. keele D-noodi peale. Ja milleks seda kasutatakse? Selle jaoks, et saada üks bassinoot juurde, õigemini 2. Ehk siis see on terve toon. Kuidas aru saada, et sa pead selles konkreetses loos mängima 6. keele madalamalt, ehk siis drop D. Tavaliselt on ta noodis ilusti olemas, et see 6. keel ringi sees võrdub siis D-noot. Ja selle järgi saadki aru, et tuleb häälestada madalamaks see 6. keel. Hea näide on näiteks Pachelbeli kaanon, kus bassikäik käib siis tuleb alla. Võt, ongi. Oleks veel madalamalt seda D-nooti vaja. Ja siis, kui sul ei ole häälestatud, siis sa pead tulema siia. Aga kui häälestatud on madalamalt, lisaks on igasuguseid teisi ümberhäälestusversioone ka, aga see drop D on selline, millega enamik pillimängijad ikkagi kokku puutub, aga paljud ülejäänud on sellised, mõni võib-olla ei mängi kunagi. Loodan, et said targemaks, õppisid ära, kuidas drop D käib, ehk siis 6. keele E-noodist D-nooti häälestamine ja miks seda vaja on. Head harjutamist ja näeme juba järgmisel korral.